episood 2, season 17. Meie uus jingle on tehtud. Jah, trademark it right now. No nii, salajutud episood 2. Season 17. Juuni on põhimõtteliselt läbi juba kohe ju. On või? Kuhu see suvi kaob? Ma räägin, ma nüüd iga aasta olen juuni alguses nii depressed, sest et suvi on kohe läbi. Aga noh, tead, tuleb jälle see rõve vastik sitane külm aeg. Aga siin on natuke veel aeg ära, nii depressing. Mis su jaanipäeva plaanid on? Me lähme Indrekule ju. Jaa. Kas te olete ju 23 siis juba või? Vist jah. 22 on pühakas. Lastega lähme jah. Mõnus. Viskame saabast ja teeme lõket ja. Hüppate üle lõkke ka või? Või lõkkesse? Muuseas, kas sa tead seda, Vovisel tead seda laulu, see Tiiu talu tütrekene, kaske on ju. Ja eile ma räägin Märteni, et saad aru, mul jälle nagu mingi vana inimese periood peale tulnud, sest mind kummitab see koht lihtsalt kaske. Ja siis Märten küsis, noh, aga tegid seda siis või? Ma mingi, mida kaske tegin või? Sest ta mingi, Mallu, need sõnad on kastke ja kastke. Kuidas saab olla sõnad kastke ja kaske? Googlesin, oli kastke ja kaske. Vend on 40-aastane meesterahvas. Ma mõttes ütlesid üks päev. Tiiu talu tütrekene, kastke ja kastke, mida? Tõesti, ei, mulle meeldib, et Märten, ma ütlesin üks päev, et Märten on nagu nii nagu tark mees, aga vahepeal ta on nii loll. Aga minust on enamus meestega. Ma täpsustades ütlesin, et vahepeal tundub nagu tuleks kromosoom puudu. Aga ta tõesti on, aga minust on enamus meestega nii, et nad on nagu they are smart, but they're so dumb. No kuigi jah, ma pean tunnistama, et ma olen ise ka laulusõnu elus nagu valesti kuulnud ja kui tihti sa tegelikult ka laulad seda laulu, aga lihtsalt nagu mingi kunagi Andra ütles, et ta arvas, et võtta see vanasõnane, et hall pead austa, kulu pead kummarda, aga tema arvas, et see on hall pead austa, kiilas pead kummarda. Sellepärast on mees kiilakas ongi. Ja Andra muudku kummardas ja kummardas. Ei aus, eks me isegi neid vale arusaamasi on nii palju olnud ja. Aga jah, sa ei küsigi, mina olen Hiiumaale vist. Ma tean, sa oled mulle rääkinud 100 korda. No, ma ei tea veel, mis päeval me lähme too. Te olete tema sõprade juurde kuskile. Hülgad oma sõbrad, et minna mehe sõpradega. That's the person you are. You became your monster Peter. Ei, selles mõttes, et mul ei ole nagu, mul alati nagu jaanipäev on kuidagi, ma olen üldse Pühajärvel olnud. Aga siis see aasta... Kas sa lõpuks said aru, et sa oled liiga vana või? Ei, lihtsalt Ivari tahab minna Hiiumaale, siis ma midagi lähme. Tema on piisavalt noor selle jaoks. Tema vanused ongi ju seal tegelikult. Aga nagu ma ütlen alati, et seal on alati 2 festivali tegelikult, vaata. Sa arvad kogu aeg, et ma olen selle festivali, see seal ala peal on, see on nagu üks asi. Vaata, kuna nende see backstage on nagu ka nagu mega suur ala, meil on tagasi seal oma festival tegelikult. See on üli fun, kõik sõbrad on seal ja nagu good times, et see on nagu see ma lähen selle Backari festivali pärast, see on alati äge, see on see, mille pärast mina olen käinud. Ja meil on nii lõbus olnud ja viimane kord me olime ka kui ma käisin Pühakal, siis me olime Gameboy Tetrisega seal ja nüüd ma olen nagu nii happy, et ma käisin, sest meil oli nagu nii tore ja mul on just juures Pühakast ongi Gameboy Tetrisega on kõige lahedamad mälestused, sest me oleme alati mingi hommikutest nii ilus, vaata väljas on nii valge, nii pikalt, me oleme mingi hommikutundideni mingi rääkid juttu mingi elust ja nagu hästi fun, et mul on see Pühakas meeldinud, aga see aasta me oleme Hiiumaale, Ivoril on see traditsioon ja ma mõtlesin, et okei, davai, et teil seal Hindrekul on nagu nii lapsed ja mul on lapsevaba, nii et mina tulen enda lapse ülga need võõraste tattidega sängida, no thank you. Vist on ka lapsevaba. Aga sa võtad lapsed? Aga ma võtan vist, jah. Seda Hindrekul nagu nii on chill. Jah, seal nagu kuigi ma ei tea, mis plaanid Kordol on, aga meil on siin viimasel ajal muutunud need graafikud mitu korda, sest et temal on vaja kuskile minna, siis mul on vaja olnud kuskile minna. Ja vaata, kui hea, et te saate ilusti jagada. Jah, absoluutselt. Erinevalt. Mõnedest. Mitte minust, minul on ka väga hästi. Aga ikkagi. Ja tema. Liina! Raisk, ma ütlen. Nimesid nimetamata. Nimetamata Liina Raisk. Et meil on õnneks seda teha, et me saame ilusti jagada. Et mina olengi nüüd aprillis saadik Kelaniga ja siis ma rääkisin ka mingi subscriberite chatis, et mul hakkab nüüd siis 12 juuni hakkab siis, kuni juuli lõpuni hakkab lapse vaba. Siis keegi hakkab, issand, et kuidas sa nüüd, kas sa igatsema ei hakka
hakkajad, nii kauad ja ma lapsed. Sa näed teda ikka vahepeal ju. Literally esiteks ja teiseks, ma olen aprillist saadik olnud üksinda ja nagu kõik nagu mingi lasteaia viimised, toomised, kõik on nagu minu peal olnud ja kõik mingid muud asjad. Ja nüüd ma saan lihtsalt korra nagu olla, ma saan hommikuti sisse magada, ma saan lihtsalt, et nagu muidugi ma igatsen ja ma näen teda, et ta on reaalselt lasteaed mu kõrval või et me Simmuga saame ilusti suheldud, et kui suur igatsus tuleb, me saame alati FaceTime ida niimoodi, et see ei ole see, et nüüd ma ei näe 1,5 kuud Kelanit ja ma ei tea, mis ta teeb. Kuule ka, ei tea ka mitte midagi. Et Siim alati saadab mulle ilusti pilte, et selles mõttes on chill ja saangi veid suve nautida ja oma asju teha, nii et selles mõttes on tore, et ja siis mõtlesin, et tegelikult mulle Hiiumaa väga meeldib ja ma satun sinna nii harva, nii et ma olin nagu nõus sellega. Ma ei ole ka väga Võtta, muidu me käisime seal Hausmaa villas, et tegelikult võiks sinna minna. Talvel lähme sinna. Lähme Hausmaasse, seal on tõesti väga fun, et siis ma mõtlesin, miks mitte, et Hiiumaa on tõesti tore. Jah, aga lähme sponsorite juurde, siis ma saaks jäätist siia. Jah, see jäätis tuleb. Maxima saatis meile jäätist. Mason. Ja neil tuli siis Maxima X Mason jäätised ja võitja saab siis Maxima poolt kinkekoti uue jäätistega. Ullala, no mekime kohe ära. Sorry, ma hakkan niimoodi krabistama siin. Ma ei jõudnud hommikus süüa ka, nii et väga hea nüke. Ma ka mitte, aga arvestades, et see on laktoosiga, I will shit myself. Väga hea. Äkki kannatad selle koduni episoodi lõpuni. Ma olen taksoga koju, vaata. Siit taksosse ja mõnus. Sinega, teed ilus jäätis ka? Sulanad aga. Natuke jah. No ongi, kes tavaline? Klassikaline plombiir. Klassikaline plombiir ja siis võitja saab endale kingikoti. Ja nii, et Maximast siis saate head jäätist ja kõike muud, et aitäh Maxima. Siis on kohe kohvi. Nagu ikka, ma jõudnud uusi ulakasju. No mina tean, kampaania on ikka sama, sa võid utta. See on sama kampaania. Ei ole uued tooted. Uued tooted on ka lihtsalt, et see juunikuju veel kestab, vaata. Ja see on ka see Love Line, et see on vist mingi uus bränd, mida nad sisse toovad. Ja seal on palju igasuguseid neid erinevaid vibraatoreid ja paaridel elukesi ja... Neil on mõlemale üks. Ollala, kuule, me saame teineteisele teha. Et üks sulle, üks mulle. Et kui sa ostad 2 tükki mootoriga toodet neile, et siis sa saad tasuta selle puhastaja kaasa. Ja sooduskord. See on Love Explore. Ja see on siis couple play, 9 vibration mode ja perfect gift, ultra soft silicone. Ja siin on siis M-ring, mulle tundub. M-ring. Siis see, see on väga huvitav. L on vist klitsimur. V on siis sisestamiseks, aga kuhu see E läheb, see jääb küsimärgi alla praegu. Seda vaatame siit seest. Ja see on siis jah, komplekt sisaldab 4 erinevat toodet ja 1 mootorit. Nii et mootorit siis saad vahetada. Et see on öko ka veel. Vähem mootoreid. Ja jah, nii et siis ideaalne esimene katsetus või kingitus paarile. Et tõesti, et vaata, siin on, me oleme rääkinud kogu aeg, et seksial on hea seda kliitori imurit kasutada ja siis siin on see M-ring, et ei pea kohe suurt musta dildot ostma. Alustada väiksemast, mitte ära hirmutada. Sest need, Lelo on ka veits nagu pricey, et siin saad nagu mitut asja nagu ühes karbis. Nii et ühesõnaga ulakas kaunitar, sootskott, salajutud. Siis on, kui lähme siis eksigil jutt on, siis Passion Games, see vaarikamäng, need on siis eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles ja nagu me eelmises episoodis rääkisime, see on väga selline vürtsikas, et kui me saame ju kirju ka, et me sekselu on igavaks läinud või nagu tahaks kuidagi vürtsi, et kuidas siis üks viis on alati mänguasjadega, teine viis ongi, et kui sa näiteks tahadki mingid unistusi täita, vaatad need kaardid üle, on ju. Ja siis valid, mis sa tahad, vaid kõige peale. Täpselt, muidu hakkad mängima ja siis paned enda lemmikasjad sinna peale. Toon sulle väikse näite. Nii. Naine on püsti, üks jalg tooli peal. Mees teeb naisele suuseksi. Samal ajal mudib naise rinnanipusid. Naine, tee mehele sületantsu ja mees annab samal ajal naisele seksikaid lakse. Lõpetage tants selliselt, et peenis oleks naise sees. Kus sa nüüd sensuaalselt lakud sind? Tee mulle see tantsu. Ma teen. Ma panen sulle laksu sama. Vaata siis, see on promo, mida me peame andma inimestele. Aga Passion Games siis ja siis kui sellised lõbusad mängud on, oota mul sula peatis. Siis ikka väike massaaži keelikene käib asja juurde. Täpselt. Ütleme, mina saatsin seda mängu me pole veel jõudnud veel mängidest, et mul on
ikkagi praegu on lapsega aega, me ei hakka siin mingit sellist mängu tegema. Märst hakkab lapsevaba. Kõige laual mingi strippi tegema. Kena, tere, tulin jääd võtsma. Kellal nüüd pead näkku. Get out! Kena oma suppu kohe tagasi, ei ole siin midagi. Emme ja Ivoni mängivad mängu. Lauamängu. Lõpetale nii halb ei. Ei, sükseid asju tuleb ja ikka privaatselt teha. Ja siis meil hakkabki lapsevaba, siis mängiva. Aga seda me kasutasin. See on väga hea. Palju või? Siis on super. Nii et Passion Games EU. Siis on... Laustuv kohvi. Kohe kohv. Noh, mis meil ikka rääkida? Jääteed saab teha. Jääteed. Ja mina, kusjuures ma tegin endale jäätee kaasa hommikul ja see mul autos ootab praegu, sulab mõnusalt. Nii et siis, aga jah, seda oleks palju kiiremalt teha, vaata, ma hakkasin ka hommikul, kohe see kohvimasin ikka puhasta ja mölla. Sellega teed ruttu valmis. Mul on seda siirupit ka kodus, ma ütlen Märtene, et ta teeks mul homme jääkohvi hommikul. Tahan proovida. Ma teen siis story, ütlen, kuidas maitseb. Tavai. Need kohe kohv siis saate ja siis sooduskoodiga saleutuda -20%. Vaadake, meil on uued mõinakad selles. Tegelikult ei ole uued. Nad on tulnud tagasi. See on siis Nublu fännidele. See on siis Nubluga koostöös mõinakas. Ja siin on lukul on ka siin Nublu X mõinakas. Et vist vahepeal olid müügist ära. Ma just näen, tuli Facebookis ette see reklaam. Kas sa tead, et sulle jubedalt sobib siuke sinine värv? Päriselt, Nagu väga, ma kujutaks ette, et kui sul oleks täpselt siuke mingi sinine kleit või midagi, su nahatooniga niimoodi jube nagu popib kuidagi. Nii et kui järgmine kord mingi tellimust teed kuskilt, siis pane sinna. Ma tegelikult just tellisin sinise kleidi. See on ka hele sinine. Täsega Nublu mõnnakas on ka saadav ja Malju oli ka mingi, et ma ei tea, kus ma seda kannaksin. Ma oli mingi, et tead, mina ostsin endale Lotšale selle pleedikorvi ja mul on seal praegu päris palju pleede, aga ma panen selle ka ja mul on praegu kodus juba 2 mõnnakat ja see on 3. Ja praegu mul ongi see, et eelmine suvi sain ainult mina mõnnakaga olla, sest minu mõnnakas, mul oli küll. Aga nüüd ma saan nagu teistele ka pakkuda, et kui mingi õhtune chill on või kuskil ongi jaanipäeval, võta kaasa pärast õhtul. Mul on see salajutude mõnnakas kodus. Ja, mul on salajutude. Ja mul oli teine ka selle Marivits endale. See on ka lukuga see salajutude mõnnakas, see on ekstra mugavat, ei pea üle pea tõmbava niimoodi. Mulle nagu isegi meeldib, see tavaline mõnnakas on see pikem, meie salajutud omal lühem. Jaa, et mulle nagu meeldib see, et ma nagu, vaata talvel mul oli vahepeal nii külm kodus. Retukad olid villased sokid, see suur mõnnakas peal, ma kandsin literali iga päev. Ma räägin, ma viisin hommikut ja kelleled lasteaeda selle. Nüüd praegu veel ma viin lihtsalt ilma retukatega, et ma olen lihtsalt suure mõnnakaga. Palja persega või? Palja persega. No mul on aluspüksid jalas, aga nagu palja persega. Ja siis ma viin seda kellanik kooli ja siis ma tean, et enamused või lasteaedad, ja ma tean, et enamus lapsed vaatavad, kes see kodutu siin kellanik lasteaeda toob oma mõnnakaga. Tead, nii mugav. Tõmbad see selga, võid lapse lasteaeda ära, lähed koju, võtad sellest ära üli mõnus. Tuli just 2 arvet advokaadibüroolt. Appi, palju tuli? Ainult 294 on üks ja teine on 1512. See on ju täitsa lapsemäng selle kõrval, mis sa muidu saad. No see aga krõbe ikka, kurat. Krõbe, nii muidugi see on krõbe, see on väga suur summa. Aga õnneks see Taneli oma vist saab varsti läbi, mulle tundub. Okay. 16, ma ei tea tegelikult, kas aga kui sa võidad, siis ta maksab ise su kulud. See, mu jurist ütles, et sükest asja juhtub väga harva. Et määrataks 100% nagu seda tagasi, et võib-olla mingi protsent. Okei. Igatahes... Ja kohv. Nagu ikka, see on hea niuke alkoholivaba versioon, et kui pärast rooliminek ja muidu üldse suvel minu jaoks longer, no see kõlab nii halvasti, aga nagu suvejooka. Ei, nagu longer on hästi hea nagu kohv long drink on nagu hea selline teise päeva hommikujook. Mitte ma mingi hullu alkaisaks, aga mõtled teise päeva rääkid üles ja saad veel, see ei ole veel täitsa kaineks saanud ja sul ei ole kohustusi. Võtad see väikse kohvi long drinki ja siis läheb lõbusaks seda. Mina pean ütlema, et mulle tekitab see natuke sükest seda placebo efekti, et ma joon siin seda ja muidugi mul on ka pool nagu halvatud, aga lihtsalt ma nagu natuke tekib see, et kuule, et aga jah, ma tulin ilma autota, let's go crazy. Ei no mõtled, ma olen episoodi lõpuks plämmis tegelikult võiks alkoga ja peab anda tähele. Aga ei selles suhtes, et säästunipp. Kohv longer siis ka. Kohv long drink saa ka siis meiega see hooaeg. Ja muidugi Coolbet, meie leivaisa, kes siis, kelle juures saab siis panustada mõistlikult, et ärge nüüd oma seda
mingit pangalaenu minge taga ajama, aga lihtsalt võib-olla natuke for fun. Nipet-näpet. Nipet-näpet. Igatahes aitäh sponsoritele ja lähme podcasti juurde. Jah. Thanks, sõbranna. Tšau, Malju ja Kristina. Olen teie podcasti kaua kuulanud ja mõtlesin, et kirjutan ka teile väikse loo, mis minuga juhtus. Lugu juhtus umbes aasta tagasi suvel. Meil oli kutiga olnud raske periood ning suhtlust oli vähe, kuid olime vaatamata sellele ikka koos. Läksime suve keskel korra pausile ja suve lõpus tagasi kokku. Lootsin, et äkki läheb suhtlus paremaks, kuid jäid ikkagi samasuguseks, siis ma olen ka purjus. Ütlen ausalt. Elus toimus ka väljaspool suhet väga palju ja tõesti ma polnud eriti õiges kohas oma peas, et teha õigeid otsuseid. Klassiõde oli mul siis 1. septembri õhtul kutsunud kursakaaslastega välja ja mõtlesin, mis seal ikka, kuna kutt oli ka tolle nädalavahetusel pidudel. Minu juures oli pre-drinkimine ja siis läksime vanalinna klubidesse. Esimene õhtu ei juhtunud midagi erilist, väga tore oli. Laupäeval otsustasin külla kutsuda ühe sõbranna või välja kaasa kutsuda enda ühe sõbranna, kellega oli suhtlus 2 kuud varem katkenud. Võtsime siis samad kursakaaslased endaga kaasa. Läksime teist õhtut järjest vanalinna laaberdama, kuid üks hetk olime oma sõbranna ära kaotanud, kes meiega välja oli tuld ja jäin ühe kursakaaslasega üksi. Joodud oli palju ja otsustasime minu poole ööseks minna. Kuna olin üpriski täis, ma ei mäleta, kuidas see juhtus, aga me seksisime. Järgmine hommik saatsin ta koju ja olin jube segaduses, et mis siin ikkagi juhtus ja kuidas ma seda oma kutile räägin. Olin helistanud õhtul ühele oma teisele sõbrannale, et olukorrast rääkida ja kõnes tegi ta väga sellise go girl energy ja ei öelnud ühtegi halba sõna. Järgmine hommik läksime kooli ja see sama sõbranna, kellel olin eelmine õhtu helistanud, oli kirjutanud ise mu kutile ja kogu olukorra ise ära selgitanud. Mu kutt helistas mulle ja me läksime lahku. Kuna olen olnud kutiga kaua koos ja tõsiselt nägin, et mu tegu oli vale, kirjutasin talle järgmine päev, et kas ta oleks valmis minuga rääkima asjadest. Mõeldud tehtud. Rääkisime kõik koos ausalt läbi ja oleme olnud peale seda õnnelikumad kui kunagi varem. Ma ei suudakski tahta paremat. Sõbrannaga, kes mind tanki pani, ei suhtle enam ammu. Tekib tõesti küsimus, et kas selline suhtumine mu sõbranna poolt oli õigustatud, kuna ta tegelikult oli väga tihedalt mu kutti vihanud. Ei suutnud temaga isegi olla samas ruumis. Aga tänusõnad sellele sõbrannale, et ta mu suhte unenäo taoliseks muutis. Ma arvan, et ta tahtiski, et ta lahku läheks vaata. Jah, et talle ei meeldinud see kutt. Ja selles mõttes, et ongi vaata, et kui ta on su sõbranna, vaata, ta ongi nagu see, et sa ei andnud isegi sekundit aega, et esiteks saaks ise protsessida, et mis just suhtus, sa ei plämmis, sa ärkasid, sa mingi what the fuck happened on ja. Ja sa nagu sa ütlesid, ma sain aru, et sa tahtsid ise nagu nii oma kutile rääkida, aga nüüd su sõbranna umbes rikkus selle. No, see ei ole mingi sõbranna, et nagu ma saan aru, kui sa oleks nagu oma kutile valetanud edasi ja ma ei tea, ta on tema sõber ka ja mingi saab üliästi läbi ja ta ei taha nagu valetada, et siis ta räägib, kuigi see on ka nagu kokkuvõttes sõbranna, nüüd sa jäid kõigest ilma, et shoot the messenger oli see praegu vaata. Jah, muidugi ma olen ise siuke skeptiline inimene, ma arvan, et huvitav, et mees nagu siukest asja andestas ja et nüüd on kuidagi parem kui kunagi varem, et ma ei tea, kui ma panen ise ennast selle mehe olukorda, ma oleks nii nagu salty kogu aeg. Aga noh, võib-olla on minust paremaid inimesi. Jah, võib-olla, ma ei tea, äkki neil oligi mingi, ma ei tea, nagu selline pingeline periood ja nagu võib-olla mees ise tegi ka, vaata. Ta oli ka ju mingi 2 päeva eraldi pidudel. Ja siis saadki olla, vaata see, et okei, I forgive you. Tegelikult oli nii balls deep in somebody. Jah, no ma ei tea, ühesõnaga. Aga tore, kui te õnnelikud olete ja never trust anyone ever. Jah. People pleasing ja inimeste kartmine. Tere vahvad naised. Kuna olen teie podcasti aktiivne kuulaja, siis kõrvu on jäänud, et ka Kristinal on probleeme people pleasing uga. Seega peaks natukene teid kõnetama ja saate äkki nõu anda, mis olete teie teinud, et seda madalamaks saaks. Nimelt, mina olen terve elu olnud people pleaser. Ma alati arvan, et ma pole teiste jaoks piisav ja pidevalt surun ennast tegema asju, mida ma tegelikult ise ei soovi. Sest äkki, kui ma lõdvaks lasen, siis ma olen teiste silmis äkki laisk, ennast käest lasknud ja nii edasi. Ma olen enda kuju hoidnud kõrgelt alati nii oma kihlatuga, ehk pereelu, töölt kunagi ei puudu, isegi punastel päevadel käin tööl. Appikene. Samuti on mul inimeste ees kohutav paanika, ebamugavus, ärevus, et iga kord, kui ülemusega koridoris kokku põrkama, löön ennast ära. Mingi asi, kas kukub maha või klassika, mul kaob kõik peast ära, mida ma tegema pidin. Ma elan teistele
aga samas ma olen kõige üksikum inimene, sest ainult üksi olles ma ei tunne eelnevalt kirjeldatud asju. Iga kord inimestega koos olles tunnen, et pean nende jaoks midagi tegema või tööl pean alati kiiresti tegema, et silma jääda ja ei tunduks, et ma laisklen. Inimestega kokkupuutud on enamasti mulle ebamugavad, mistõttu pole mul ka sõbrannasi. Seda võikski kõike kirjutama jääda, aga see oli lühikokkuvõte. Kuidas Kristina oma igapäevaelus people pleasinguga toime tuleb? Kas teie tunne ärevust suurte inimkogude ees, Alexele ja nii edasi? Kuidas teie selle kogu toime tulete? Edu. No people pleasing, eks see tuleb ikka alati mingi lapsepõlve traumas kuskilt, vaata, et sa ei ole nagu piisav. Ma tean, mul on ka alati nagu see, et ma nagu üritan, ma nagu olengi, et nagu, aga see sõltub ainult nendega, et kui mulle keegi meeldib, vaata, kui mulle keegi meeldib ja ma tahan, et ma talle meeldiks, siis ma olen niuke people pleaser, ma teen mingeid asju ja see on nagu väga keeruline. Kas see ei tähenda ainult suhetes või see tähendab nagu sõbranna suhetes või et ma ei tea, ma ei oleks sest üle saama ikka teen neid asju edasi ja vahepeal... ma ei tea, muidugi see minu meelest ei kirjelda nagu people pleasing. See on jah, kuidagi see tundub mingi ärevus, see ei ole people pleasing, kus sa tunned, et sa pead kogu aeg nagu silma paistma, et oh my god, äkki keegi muidu arvab, et sa laiskled või midagi, et see on ärevus, see ei ole people pleasing on natuke teine, et sa lihtsalt nagu leiad ennast olukordades nagu porpelliga kellegi ukse taga, aga sa oled lihtsalt armunud. Aga people nagu teistmoodi, ma võiks seda people pleasingut paremini seletada, aga ma mõtlen, ja mul ei ole sellist esimene kord Alexele see oli ikka ärevust nii palju inimesi, teist kord oli juba mugavam ja kolmanda kord oli juba kodune tunne. Et see, sul on pigem nagu ärevus üldse nagu. Jah, ma arvan ka, et siin sa peaksid nagu... See tundub nii raske, ta ütleb ka, et ma tahangi pigem üksi olla, siis ma ei pea teesklema, aga tegelikult keegi eeldagi, et sa teeskleksid midagi. Nagu ma kujutan ette, kui raske võib niimoodi elada olla, et sa kogu aeg mõtled nagu, et oh my god, mida keegi arvab või midagi. See on pigem ärevus ja see people pleasinguga on see, et mis mind on natuke aidanud ikkagi see, et ma üritan nagu olla, aga vaata, see ongi, tekib see, et ma olen mingi, et okei, et kui ma teda niimoodi ei please'i ja ta ei taha muga suhelda, sest tegelikult ei ole mu sõber või nagu ta ei ole. Minu meelest Kristina oskab palju paremini ennast paika panna nagu mina. Nagu ma tunnen, et mina mingitel hetkedel people please'in rohkem ja siis tuleb Kristina ja on mingi, ei, nii need asjad ei käi. Ja siis sõltub mingitest asjadest ka vaata. See ongi tegelikult väga samas keeruline. meil on nagu täiesti vastupidi, siis sina paned mingites asjades paika, nagu paned jala maha, kus mina on nagu mingi, ma ei tea. Me oleme jing ja jäng. Me oleme tõesti jing ja jäng, sest et kui me üksteist, meil ongi vaja üksteist, et nagu me saaks asjad tehtud, siis muidu me people please'iks through life mingites kohtades, kus me ei taha. Sest ma tean nii palju kohtades, kus mina ei julge, ma olen vait ja siis ma mingi äkkiga Malluga ja Mallu on mingi, mis asja, ei, käige kõik päris. Ja samal ajal mul on mingi, mina ei tegele sellega, pead Kristina. Siis olen mina mingi, mida ütled üldse räägi, me ei räägi niimoodi. Aga lihtsalt nagu mingid asjad on ja, et meil on üksteise abi vaja. Nii et sul on vaja kedagi, kes paneks ennast paika kohtades, kus sina ei saa. Just, või pöördu arsti poole ja uuri, kas võib olla tegemist ikkagi ärevusega ja võib-olla sa saad ravi sellega, et see on nagu easy. Jah, easy, täiega easy. Täiega easy. Kasti täis Viagrat. Hei Mallu ja Krissu. Olen teie iganädalane salajuttude kuulaja, nii ka eelmisel neljapäeval, kui olin oma mehe juures külas. Mõtlesin, et panen teid koristamise taustaks mängima. Me ei ela koos ja tema ise oli sel päeval tööl. Meil on üks tuba, mida otseselt keegi ei kasuta, mis on pigem igasugu kola täis. Ausalt öeldes ma ei teagi täpselt, mis seal kõik on, sest terve tuba on pappkasti täis ja meie suhte jooksul pole neid kordi ka avatud. Uudisimu sai minust lõpuks võitu, kui ühe kasti kõrvalt tolmujämega koristades mõtlesin, et piilun kiirelt sisse. Ja terve kast oli mingis võõras keeles ravimikarpe täis. Võtsin abimehe ChatGPT lahti ja sain teada, et tegemist on Viagraga. Ja ei, seal polnud mingi paar pakki, seda oli lademetes. Pakun, et vähemalt 40 karpi. Ma ei osanudki algus midagi mõelda ega öelda. Tundsin ennast kuidagi petetuna. Kogu suhte aja olen arvanud, et mu mees on lihtsalt väsimatu ratsuvoodis. Aga nüüd tagasi mõeldes kui meil on olnud kähkukas, kus tal pole olnud aega ette valmistada, siis on tõesti asi soiku vajunud. Ma ei tea, kas ma peaksin oma mehega sellest juttu tegema või ma lihtsalt ignoreerin fakti, et kolatoas on kasti täis Viagrat. Ise mõtlen ju, et Viagra ei ole ju lõplik lahendus. Või on? Please help. Tundub, et on lõplik lahendus. No selles suhtes... Kui tal neid kastid ei saanud, siis see aitab teda ju. See aitab ja siis tundub, et tal muud moodi toimigi. Vaata, esiteks mina võtaksin seda nagu selles suhtes positiivse küljena, et vaata, kui palju me oleme kirju saanud, kus mehed on lihtsalt mingi, ma ei tea, millest iganes, siis neil see ei tööta parasjagu, kas siis mingi tervise või vaimse tervise probleem ja nad lihtsalt ei anna ka oma naisele kunagi seksi. Et ju siis, ma ei tea, kui kaua te olete koos olnud.
aga ikkagi, et nagu ta on valmistunud selleks, nagu näha, sa näed ta kasti täiesti Viagrast, et inimene kavatseb sinuga veel pikalt nussida. Et muidugi in perfect life see töötaks niisama ja iga kell, aga samas, kui sa sellest isegi enne nagu aru ei saanud. Aga kokkuvõttes tal on see, jah, et see on nagu kind, et tal on haigus ja ta ravib seda. Jah. Noh, et nagu... Et võib-olla see ei ole jah kõige mingi mugavam asi mehel, mida öelda sulle, aga kui okei, sa ütled tagantjärgi, sa saad aru mingid olukorrad, aga kui sa tegelikult poleks aru saanud, kui sa poleks neid leidnud, siis ma arvan, et ja pluss ongi jälle see, et nagu, mis sa sorrid teise inimese kastides, vaata, et siis sa nagu näed nagu nuhk välja või nagu mitte nuhk välja, aga nagu ma arvan, et ta seletakski sulle ära, et et tal toimi ja ma usun, et ta mingi, kui ma mõtlen ka, et kui ta ei ole vist äkki nii kaua koos on, selles mõttes, et kui sa mingi ruum on, kus te väga seal niimoodi ei käi ja sa ei tea, et kui te oleks pikalt koos on, elate koos, siis sa ju... Ja, et nad ütleski, et nad ei ela koos veel. No võt, et siis ma mõtlengi, et... Võib-olla tal jah ei ole lihtsalt sulle veel rääkinud, ma arvan, et see ei ole nagu väga see võtab aega, vaata, ikka inimest, et sa... Sest kui sa praegu lendaksid peale, et ma leidsin, et siis... ma tean ennast, mina ka võib-olla olen siuke, et ma tahaks nagu... Aga samas, mis see annab? Nagu ma ju saan aru, I have a brain. Ma ei oskaks seda saladust hoida, ma oleks mingi. Kui lähed Viagrat võtma. Reaalselt. Ega nagu... Ma tõin su Viagra siia voodi kõrvale. Et jah, et kui sa ise seda võib-olla, kui sa tahad sellest rääkida, et see ei ole ju petetud tegelikult. Selles ma saan aru, et tal poleks käsi ja jalgu ja sa saad nüüd teada. Kui tegelikult kõik asjad on aetud, sa oled veel arvanud, et on väsimatu, mis iganes. You getting thick tonight. Ja, et so what, kuidas ta sinna jõuab. Et ju siis tal on tablette vaja, it's fine. Nagu ma ei tea, accept'id, kui nagu, või ma ei saa öelda sulle, aga mulle tundub, et see nagu... Sa saad at this point. Sa saad. Saad nii, et paha hakkab. Ja kui ta muidu on hea mees ja ainuke asi, mis tal nagu täitsa hästi töötab, aga ta võtab ravimit ja töötab ja tegelikult on üli hästi, siis ega siin valalise turul paremat praegu leian. Tegelikult see on umbes sama, et inimesed võtavad antidepressante ja siis nad ei ole masenduses. Et kui ma ei, ma mõtlen maavorm, aga ma praegu ei võta, aga umbes kui ma ei võtaks, siis you tricked me, see ei ole tegelikult mitte depressioonis, et nagu it's an illness, vaata. Võib-olla tal on, ma ei tea. Võib-olla ta lihtsalt tahab, et oleks eriti kõva. Mina ei tea, mehed on weird as fuck. Ma just vaatasime seda Kevin Harti seda mingi stand-up ja seal ta rääkis ka mingi Viagra sellest, et sa võtad, et siis nagu, et selle, et eriti kõva olema, eriti nagu, fun times ongi seda energiat, et ütles ka, et sa ei tohi oma naisele öelda, kui sa võtad, et siis nagu ütled talle, et kui sa hästi käitud või kus sa täna saad ja siis võtadki Viagra, teed talle parima selle mingi õhtu, parima öö ja siis, aga peale seda see nagu mõju kaob, ja siis ta küsigi, et mis juhtus, et mingi, miks täna teistmoodi on? See on mingi, sa ei käitunud hästi, vaata manipuleeri. Kui mulle ütleks mees, kui sa täna hästi käitud, siis see õhtu saab, sina ei tule mulle ütlema, kuidas mina käitun. See oli nagu stand-upi versioonis oli funny, aga ühesõnaga, et jah, et see Viagraga. Ma olen kohe nii kettes, keegi ei saa mulle öelda, mida mina täna õhtul saan. Ei, reaalselt. Kui ma tahan, siis ma saan. Sinuga või sinuta? Ise otsusta. Nii. Sinu kord. Nii, vaata. Nii. Nikotiinik. Tere naised. Olen olnud teie lojaalne kuulaja algusest saati. Üldiselt on igasuguse meelelahutusliku sisu jälgimisel see silent bystander, kes kunagi midagi kirjuta. Ega kommenteeri, vaid vaikselt omaette fännab. Aga teie olete nii ägedad ja mu meelt juba pikalt lahutanud, seega pean ühe loo teele panema. Inspireerituna viimase osa nikotiini ja veibi teemast. Kõik algas täpselt nii, nagu Malli ütles, et paar süütut mahvi mõnel peol, kuniks toimus suur muutus enda suhte saatuses ning sattusin pidutsema rohkem kui varem. Sellega kaasnes ka lõpuks uus elukaaslane, kes veipis ning kelle kõrvalt oli ju mega hea ka ise magusat kimurit mekutada. Nii ma siis hakkasingi kimuma kodus, autoroolis, tööl arvuti taga, igal pool peale küünte ja jõusaali. Ma võin küüntes ka. Ciao, shout out Arabella. See oli rets. 1,5 aastat hingasin rohkem seda premium õhku, kui tegin tavalisi hingetõmbeid. Teadsin, et see on halb, aga ei suutnud lihtsalt lõpetada. Kui vahel veip sai otsa, või kodus ära olin täiega närvipundar, kuniks sain uue maffi.
ja aidanud seda ka otsust vastu võtta ka fakt, et mu isa oli eluaegne suitsetaja ja surib kopsuvähki, kui olin 19. Seega teadsin midagi ilusat minu geenide puhul tulemas pole, kui samamoodi jätkan. Lõpuks äändas mind veipi maha jätma hoopis see muutus mu muidu alati perfektses näonahas. Märkasin punetust ja väikseid nahaaluseid punne, mida varem polnud, sest ma olen vist pealiskaudne inimene. Niisiis sai veip maha jäetud päeva pealt. Esimene nädal oli horrid, värinad, magamatus, ärritus, nagu narkoman, kes alla tuleb. Füüsiliselt 2 nädalaga polnud enam midagi viga, aga vaimselt oli olukord teine. Ma vajasin seda mentoolipulka, et ennast emotsionaalselt reguleeritud inimesena tunda. See oli justkui minu turvaese, mis kogu aeg kaasas oli nagu lutt lapsel. Ka minu lemmik oli see sinine ivege. Ning lõpupoole mul kulus 1 päevas miinimum. Oh my god, see sinine ivege. See vaimne võitlus kestis 3 kuud. Vahel viskab soovi kimuda siiani. Nüüdseks olen täiesti veibi ja muu nikotiinivaba 6 kuud. Mind aitsid 2 asja. Leida asendus veibile, ehk midagi sarnase suurusega, mida saan käes hoida ja nuusutada. Minu jaoks oli see täis toodud inhaler, mida kandsin endaga kaasas igal pool ja ka pidudel nuusutasin seda nagu hulluke, kui sõbrad ümber veipi tõmbasid. See toimis mega hästi, see täitis justkui tühimikku, millel veip oli mu pihku ja kopsu jätnud. Teiseks kõrrega joomine. See pidi olema teaduslik, et üks põhjuseid, miks veip nii addiktiiv on, et see imemine jätkab justkui nibu imemist imikuna ja õllujäämiseks vajalik tegevus. See asendasin ühe imemise teisega ja vahel teen ka 3, if you know what I mean. Minu jaoks oli see parim otsus elus. Ma olen nii tänulik endale, et vastu pidasin selle võõrutuse ja vanun, et mu käsi enam veibi järele ei tõuse. Näonahk on läinud palju paremaks ja olen alla võtnud 5 kilo. Lisaks naudin ka seda, kuidas mu emotsioonid ei sõltu sellest, kas ja kus veip on. Muidugi tean, et igaüks peab selle otsuse iseenda jaoks vastu võtma, aga loodan, et see lugu on abiks kellegile, kes tahab seda teekonda alustada. Lisaks soovitan Austraalia valitsuse poolt tehtud äppi My Quit Buddy, mis aitab trackida kaua oled veibi suitsuvaba olnud, mis on su eesmärgid ning palju oled raha säästnud. Ise näiteks olen säästnud tänu sellele 6 kuuga 350 €. Lisaks saad lugeda teiste nii-öelda success storiesi ja tunda, et kuidas sa pole ainus, kes veipi maha on jätmas. Olge sama toredad edasi. See lugu paneb mind tahtma veipi maha jätta. Ma lihtsalt vaata, kuidas ta kirjeldab siin, et vaata, kui ma ise ei teinud pool aastat. Nagu see tunne oli, ja esimest nädalat oli hard, aga see tunne pärast oli nagu, et mis toimub, et ma mäletan ka kohe, where's my fucking vape, vaata nagu mingi otsid see on seda. Küll halb, jah. Et esimese asjana teed silmad lahti ja siis mingi hetk, vaata, kui sa kaua ei tee, siis ma mingi, oh my god, it's so easy, nagu I don't actually care. Nüüd ma olen tagasi seal kurdi lõksus ja ma pean selle äppi tõmbama. Aga mulle, vaata, eelmine kord rääkisin ka vaata sellest mingi popcorn langist ja asjast, vaata, mis võib tekkida. Aga seda ma tahtsin küll rääkida, et ühesõnaga mulle pistas kirjutati ka umbes, et nüüd tore, et sa promosid meid, on ju, aga et nagu ma annaks nagu, et ma veits info, et selle popcorn lang teema ja seda ma tahtsin, et see on väga tõsine, sest et vaata, mina teen ju ka seda mingi tanklast ostetud veipi, ehk siis see on reguleeritud. Ma ütlen, et see nüüd parem on, aga see on parem kui see, et tegelikult hästi palju liigub neid mustaturu veipe, vaata need erinevad mingi maasikaplastid ja mingid need suured, vaata need massive. Mis Egiptuses ja Türgis. Türgis ja tegelikult Ameerikas ja niimoodi. Ja mis seda popcorn langi tekitab, et palun eriti noored üldse inimesed, ärge neid mustaturu veipe oska, sest et kui te ostate tanklas, siis see on, vaata Euroopas on hästi need ranged reguleeritud asjad, on ju, et seda popcorn langi tekitabki siis ühesõnaga selle nimi, selle kemikaal on diacetalüüs ja seda ongi siis nendes tai veipides ja ühesõnaga nendes veipides, mis on nagu siis mustaturult ostetud, et mis te nii-öelda tanklast ostate, nendega ei teki, sest seda ei ole. Ja et siis te teate, et pigem ärge, kui te ostate üldse veipi, siis ostke nagu... Nojah, ja need, mis te tanklast ostate küll, nendega ka midagi võib juhtuda, et ega nad tervislikud ei ole tervislikud, aga kui te tahate veipides ikkagi nagu Euroopas on hästi ranged regulatsioonid, vaata isegi toidu osas, vaata pooled asjad, mis Ameerikas on, meil ei ole. Et kuidagi jah, et seda ja kõige parem võib-olla on ka see, et siis et minul on üks asi, mis mul nagu ma veipimist ma ei suuda lõpetada ja ma räägin, ma olen seal üks päev tulin pistast välja ka kohe blokiga, aga teate, kõik rotivad mu veipe ja nagu ma tulin selle 2 blokiga ja mu sõbranna kirjutas, Kristjan, millega sa tegeled? Ma olin mingi don't look at me, ta on lihtsalt džunglis. Et see papista, ühesõnaga seal papistas ja siis, et
oota, mis mu jutupoint oli, et ühesõnaga, et see, et ma üritan nagu, et vaata need ühekordsed veibid, vaata, et nagu kuidagi maailma reostamine, et see on mul nagu südames kuidagi, et nagu mul on enda reostamine rohkem südames kui maailma reostamine ausalt öeldes. Ma tunnen viimasel ajal, ma teen kogu aeg niimoodi. Üks asi, mis on see on nii ebameeldiv. Mis on hästi rõve, ei tea, mis on see mucus on sul kurgus kogu aeg, kui sa veibid, see on veipimisest ja see ei lähe ära ja mul on kogu aeg see röga kurgus. Ja ma mäletan, kui ma ei teinud veipi, ma ühel hetkel sain aru, et oh my god, ma ei pea kogu aeg köhatama. Yeah. Kuuleb, mu hääl krägiseb niigi, vaata, mul on niigi hästi õrnad häälepaeled ja see veipimine ei aita. See ei aita. Aga I love it ja nagu su kiri, ma ütlen sulle, su kiri oli nii hea, ma lugesin. Mul on hea meel, et sa nagu said loobuda. Aga mu esimene reaktsioon oli, vaata, ma arvan, et mul on veip süles maksin. Ma mingi nii hea kiri, ma ei saa ja sa kirjutasid, kui sellest kõige aeg see, et mulle ei meeldi mitte ükski veip niimoodi, et ma nagu seal Vapistas oligi need uud heksad, vaata, et ma mõtlesin, okei, et ma võtan siis selle no, et öko vaata, et siis sul on see üks pulk ja vaatad vedelikku ainult, et võtan, et olema siis vähemalt öko. Ei, minu sõltuvus ei ole veip, minu sõltuvus on tumesinine IVG ja teate, kes mulle seda tutvustas üldse või? Sina oled sest mul oli enne üks Geekbar ja seda ei toodeta enam ja mulle ei meeldi mitte ükski teine veip peale Geekbar ja ma olin mingi, et okei, ma jätan maha. Siis oli mingi, proovi seda IVG-d ja nüüd ma olen nii kaua kuni IVG, tumesinist IVG. See toodetakse nii kaua, ma lihtsalt on hukkt ja see on ma tean, et see on haigus. Ma pean hakkama neid ähvardama, et nad lõpetaks tootmise, siis ma tahan ka maha jätta, vaata. See on nii hea. Kõik kirjutage Vapistasse. Stop it! Ei, IVG, see on, te peate kirjutama IVG, see on mingi UK bränd üldse. Kirjutage otse IVG. They don't care about us. Et Vapista ei tooks maale enam, sest nemad on ju maale toojad ja nemad müüvad tanklatesse. Ja kui nemad ei too enam maale, ei, palun ärge teeke seda, palun. Hoiatage mind ette, ma saan paar plokk ette ja siis kui need saavad otsa, siis ma lihtsalt nagu, et ma saan. Oled sunnitud. Jah. Nagu tegelikult ma jätsin ju suitsetamise maha niimoodi, et klikiga suitsai otsa. Ma mäletan neid. Ma tegin klikiga suitsu, mõtlesin okei, et ma ei lõpeta, ma hakkan tava suitsu tegema, et okei, nüüd ma nagu suvel vahepeal või kui ma reisil olen, vaata, siis me Märteniga oleme üks, et me oleme nagu puhkuse suitsetad, vahepeal teeme ühe, vaata, palavilm mõnus on, aga muidu ma olin ahel suitsetaja, ma tegin pool pakki päevas. Ma mõtlesin, et ma ei tea, tavasuits. Ma räägin, aga klikk sai otsa, ma jätsin maha ja mind ei isuta tobi, on ju. Aga ma arvan, kui IVG on minu klikiga suits, kui IVG-d enam ei ole, siis ma jätan maha, nii et. Aga shout out Vapista, saatki IVG-d. Hakkagi nali. Anyways. Okei, liigume edasi. Kohting või kiire keika. Tšau salajutud. Paar aastat tagasi sain tuttavaks ühe kutiga, kellega olime varasemalt Tinderis matchi saanud. Ta pidevalt kirjutas mulle ja kutsus välja. Mõtlesin, et fuck it, mis ikka kõige hullema, mis juhtuda saab. Esimesed paar korda oligi päris okk. Mingid tunded mul tema vastu ei tekkinud, aga mõtlesin, et tuleb aeg atra seada. Kui ükskord tuli mulle oma autoga järgi ja läksime lihtsalt ringi sõitma. Järsk ütles ta mulle, et peame ühest kohast läbi käima. Sõitsime kohale mingi restorani ette. Läheb autost välja ja tuleb kottidega tagasi. Mõtlesin, et on meile süüa tellinud. Tuli välja, et lamp on ta tegelikult toidukuller. Antis mulle koti koos suppidega sülle. Ütles, et ma neid ilusti hoiaks ja vaataks, et ma neid ümber ja mis mul siis ikka teha oli, kui hambad ristis aknast välja vaadata ja Bolt Food kuller olla. Võid julgelt öelda, et rohkem ei kohtu. See on nagu fun surprise. Aga ta oleks võinud nagu talle ka midagi tellida siis. Yeah. Ampsu võtta supist või? Ma ei tea, jah. Täiesti haige. Ma nagu loen, ma nagu praegu jäin uuesti üle lugema, et kas ma nagu sain õigesti aru või? Läksid teidile ja oli kuller. No kuule teate, ega aus töö ei küsi ma ei tea, heina, aga oleks võinud vastata või öelda enne vaata lihtsalt äkki. Mida sa teed seal telefonis? Loengi seda kirja. Ma räägin, ma olen šokt, et kas ma mõtlen, et nagu see tundub nii crazy. No inimene ta tegi tööd lihtsalt, töö lõbu käsikäes. Aga ma tean küll neid paarike, vaata mõned ongi nagu paarike koos vaata kui igav. Aga anna siis ette teada, et nagu me teeme raha pooleks. Ma just tahtsin öelda raha mulle ka, mis ma pean tasuta kuller olema või näksida midagi. Või ta teeniski raha, et pärast sind sööma viia. Võib-olla. Kas Bolti kuller saab odavamalt Boltida või? Ei. Aga võib-olla neil on oma mingi ikka töötaja sisene soodustus. Ma mõtlengi, et kas saavad või? Andke teada. Ma saati Tanelile otsa. Sina vana Bolti kuller.
Viitsid saad öelda. Ei no keegi raudselt töötab Boltis või Woldis, andke teada, kas te Oh my god, kes Boldis, kas teil on oma Kuule, Share'ige meile ka. share'ige meile lugusid. Kulleri. Tead, share'ige üldse oma kogemusi kulleritega või kui te olete ise kullerid, share'ige meile huvitavaid kogemusi kulleritega. Jagage meile enda sooduskoodi, ma Woldin nii palju viimas. This is crazy. Need discount tähendab. Nii, Okei. aga edasi. Probleemid paradiisis. Tšauki, te olete maru vahvad ja toredad, seega kirjutan jälle enda murest, et äkki ütlete ausalt mulle mingisuguse vastuse või annate nõu. Nimelt olen uues värskes suhtes, ise 20. keskel ja mees on 30. keskel. Muidu on see mees ideaalne, päriselt. Ma arvasin, et Mallul vedas ja leidis selle ühe, kes teeb naise jaoks kõike ja toob iga nädal uusi lilli, aga ma korjasin ka sellise pärli kuskilt külas. Ma pole ammu lilli saanud, mulle praegu tuli meelde. Mingi nädal aega vähemalt. Võib-olla ta vaatab, et sul on hoov lilli täis, et mis ma ikkasin. Läheb lõikab su enda lilled ära, paneb vaasi. Et korrasin selle pärli kuskilt üles. Aga meil on suur probleem. Tegelikult 2 isegi. Inimene lihtsalt ei tule voodis. No ebareaalne. Mees teab, kuidas mind rahuldada ja mitu korda pole probleem, aga ise tutkit. Mul hakkab juba hõõrduma ja ise nagu surnud kajakas keset voodit. Aga vot härra ei tule. See kestab tund pluss ikka. Mida ma tegema peaks? Lõpuks ikkagi ta saab ka rahuldatud, aga no kaua ma ootan, saaks ise pisikese uinakuse vahel teha ja siis jätkata. Teine probleem seisab selles, et ta väga innukalt soovib sex-talki teha, aga eesti keeles, mis on minu jaoks kohutav. Ta küsib, et kelle oma ma olen ja nii edasi. No mida ma vastan? Minu arvates on eesti keeles halb sellist asja teha, ma tulen või ära lõpeta, kõlab nagu tapatöö. Teie abilile ootaja majades. Ma ei tea, muidugi tapad kedagi. Nagu I'm coming. Ära lõpeta. Just võiks öelda ju lõpeta, kui keegi sind tapab. Tead, mina arvan, et võib-olla on asi üldse selles, et eriti kui ta veel üritab suga seal seksi juttu ajada ja ta ei lõpeta kuidagi. Äkki tema arvab, et see on see, mida sina tahad. Vaata, et ta mingi hoiab ennast äkki tagasi, vaata, et oh my god, I'm lasting so long, sest mõndadel meestel on siuke mõte, et nad nagu arvavad, et naised tahavad. Nagu surnud kajakas, kes voodit juba oled, siis nagu... no võib-olla jah, tõesti... Men don't take a hint. Seda küll, sa oled talle öelnud, et nagu, et sulle meeldib ka kiire seks vahepeal, et ei pea mingi 5 tundi hõõruma. Aga nagu... Või pärast ütled, issand jumal, mul niimoodi kõik nii ära hõõrunud. I'm dying. Aga vaata, siit ma tahtsin teile tuua näite ka selle, et vaata, ta mingi, ma leidsin pärli on ju, üli hea, bla, on ju, ja siis ta on mingi 2 probleemi. See tähendab, et ükski mees ei ole täiuslik, vaata, tead nagu, et kui keegi vaatab, et et issand, täiuslik mees ja kõik on super, siis tegelikult on, mitte ükski inimene ole täiuslik, neil on, igal ühel on nagu mingid probleemid, sa pead leidma seal inimese, kelle nagu vead või mingid iseärasused on sinu üle sobivad, vaata. Ja. Mõni tuleb liiga kaua, mõnel, nagu me oleme aru saanud, läheb pauk kohe lahti, mõnel on kasti täis Viagrat, mõnel on kuradi vaimuhaige eks, mõni tahab oma õde kaisutada, kõigil on oma tead ja vead ja neid kirju meile aina tuleb ju nendest meeste erinevatest. Sa peadki vaatama, et mis on selline, millega mina lepin, vaata. Et näiteks, et kohe tuleb, ei lepi, aga see, et tuli kaua tuleb, lepin, vaata. Mõnel on vastupidi, pigem tule kohe ära ja tead. Ma mõtlen näiteks, et see, kui ta ei ole mehega rääkinud, võib-olla siin ei olegi probleemi. Ja võib-olla kui ta ütleks mehele, et kuule, et tegelikult I'm hurting, vaata. Et siis on nagu lahendatud, vaata. Ja, sest kui sa ütled, mul on valu, susumint on kohe tuldud ja läidud. No vaevalt, et samas kui ta tuleb selle peale, et sa ütled, mul on valus, siis that's kind of weird. Aga ja see sex talk on ju, sa võid tal, pärast on see, et mõtlesin, aga ütle talle, et kuule, teeme seda inglise keeles, et see on nagu parem. Aga siis ta on nagu mingi very nice. I come now. I come now. Who are you belonging to, young girl? You're mine. Yes, you're mine. Very nice. Come now. Come, my lady. Come. Et nagu, või siis ütled, tead, mulle meeldib vaikus. Või lihtsalt booni hästi kõvasti, et sa ei kuule, mis ta räägib. Et selles suhtes, et nagu need on sellised asjad, mis minust ei ole deal breaker, vaata. Samas kui sulle... Kuidas su važinni katkis eksib kogu aeg, siis on tõesti veits. Ja samal ajal karjub, ma tulen. No sa ei tule ja ma tund aega oodan.
ei tõesti. Mida sa valetad? Aga ütle siis, tule siis palun. Siis ütledki, et ta teab minu suurim probleem tegelikult see, et sa oled valetaja. Sa kuradi pool tundi väidad, tuled, ei tulnud. Ja tõesti. I love an honest relationship. Et selles mõttes jah, aga nagu see tõesti selles mõttes tubli oled, et 30. keskel jääd mingi pärli mehe. Ei, neid liigub, ikka liigub. Tavaliselt need mehed on lihtsalt just oma nendest eelmistest lahku läinud ja siis nad jäävad ripakile, vaata. Seda küll, jah. Et mingist vanusest on jälle võimalik et mingist vanusest on võimalik veel mehi kuskilt leida normaalseid, aga tõesti, sa pead olema väga kiire, sest et jutud seltskondades ju liiguvad. Ja kui sa tead, et mingi see on ülinais ka, ta läks mingi lahku, usu mind, sa räägid kõigile oma sõbrannadele. Ja need kohe. Mine nabi ära, hakkad niimoodi neid mingi... Nad Tinderis ei jõuagi tavaliselt. Ja ei jõua, need on enne ära võetud. Et jah. Siis ma olin üllatunud, miks ma kogu aeg väljas käin. Ma pean olema, ma pean liikuma. Ma olin on the hunt, vaata kogu aeg, mis toimub. Aga lõpuks ikka leidsid Tinderist. Ikka leidsin Tinderist, jah. Nii et maha visatud sammud olid need. Aga tead, mis mind, nagu eile ma mõtlesin diimanil, mind täitsa häiris see, vaata see tüdruk, kes kirjutas sulle Ivori kohta, vaata, et ta oli mingi, et umbes, et ta küünetehnik on siis Ivori eks, ja ta oli mingi, et nad rääkisid, et ma ei ole Ivori type, et tal on mimmud. Ja nüüd ma olen mingi, kui malakas ma siis olen teie aru, et oli mingi et aastal on hästi nagu mimmud tüdrukud, et nagu et issand, et Kristina. Mina kujutasin ette, kui ta ütleb mimmud, siis ma kujutan ette mingit noort blondi tüdrukut. Ja ma mõtlesin, et võib-olla ta mõtles nagu, et see on vanem. Mitte nagu no jah, see oleks imelik, kui ta oleks kõik naised oleks tal mingi sitaks. Tal ennem oli enda vanused, ehk siis ongi noored tüdrukud, sest ta on ise fucking noor. Aga mina olen young in heart. Ja ta ütleb kogu aeg, et tal on palju rohkem kortse kui mul, nii et ma olen väga nagu young in heart. Aga reaalselt, ma olingi eile mingi, vaatsime mingi, kaisutasime, vaatsime sarja ja siis ma nagu läksin ketta veits mingi, minu oma mimmude juurde tagasi. Ta mingi, millest sa räägid? Mul oli, kas sul on ka päevad või? Mul just said läbi. Ja, just said läbi. Sest mul oli ka nagu see, et eile vaata, mind juba kõik ajas nii kettasse, aga üleeile õhtul ma nagu lambist ühel hetkel tunnen, et ma arvan, et Märten vihkab mind. Nagu ma ei tea midagi nagu, kui ma tunnen, et ta vihkab mind, siis ta oli mingi, kas sa tahad, ma teen sulle massaaži? Ma mingi okei. Siis laman nagu voodi peal. Ja siis ta vist jäi nagu korraks telekat vaatama, siis ta tegi nagu mu selja peal nagu korraks niimoodi, mitte ei hakanud nagu masseerima. Ja ma lihtsalt pöörasin ümber, ütlesin, massaaži teed või niisama silitad? Siis Märten eile küsis mu käest, sa hakkasid päevad. Ma lihtsalt tundsin, why are you wasting my time? Sa niigi vihkad mind. Ma ei tea, miks. Nüüd pakub massaaži, valetab. On see massaaž või ei? Why are you wasting my time? Literally. Ma ei tea, mis toimub. Ma vanasti nagu ma tundsin, et need päevad ei mõjuta mind nagu eriti palju. Aga nüüd ma tunnen, et minu seest tahab mingi demon välja ronida. Ja. Ei, see on crazy. Ja mul isegi, ma just käisin spiraali panemas ja mul ei ole päevad, mul väärib teha info teile, aine. Aga lihtsalt ma olin mingi, nagu kõik, meil oli ülitore õhtu, tegime mingi süüa. Vahepeal tuleb lihtsalt pähe midagi. Ja kõige on, meil on nagu reaalselt, meil on nii toredad õhtud ja mängisid kellaniga peitust ja lapsed möllasid oma vahel. Ja siis mängisid peitust, meil oli tore dinner ja siis me hakkasime telekat vaatama ja siis ma olingi raske mingi. Oota, kas sul on üldse mingi mimmud ja mina olen mingi malaka. Või ma olingi ka, et see tüdruk on nagu, üritas nagu ma ei tea, ma kuulasin neid voice või me kuulasime neid voice ja ma ei nagu mingi, millest sa räägid nagu, sa ainult solvasid mind terve aeg nagu. No mulle tundub, et ta nagu üritas hoiatada mind. Hoiatada. Et nagu, you're so ugly, et tavaliselt tal on ilusad noored tüdruk, et nagu be real. Ma ei nagu terve aeg, et nagu see ei olnud tore. Ei, tegelikult mulle tundus, et tema see hoiatuse osa oli teise koha peal. Jah. Aga kuidas ta ennast väljendas võib-olla. Ma ei tea. Aga ühesõnaga sa oled mõttetu, paks, kole ja vana. No ta paks ja öelnud, aga okei, Malju, thanks for ei thanks, seda ei öelnud, aga okei. Ütles küll, eraldi poissis. Tead, Kristina, me oleme kõik paksud, nii et aitab sellest. Räägi etoist, ma olen nii peenike.
ma räägingi enda eest, ma astusin jälle üle pika aja kaalu peale ja tead, vahet ei ole, ma olen tegelikult nüüd juba aasta abielus olnud, kellele ma esinen. Tõesti, teil saabki kohe varsti. Jah, ma lasengi ennast nüüd käest ära, ma arvan, nüüd on õige aeg. Sest eelmine kord sa lasid ka. Ma ütlengi, praegu ongi õige aeg. See ma vaatan Manu Mallu pilt, ma ei tea, mis see mingi pilt tuli, ma olin, kes see on nagu? See on nagu, see on funny. Ma nägin täna öösel, oh my god, ma nägin täna öösel unes, et me olime kuskil väljas, Triinu-Liis oli ka ja me olime ja siis tuli nagu praegune sina ja siis nagu mingi ütleme 8-9 aastat tagasi sina või tervski üksteise kõrval ja siis see praegu sina oli pikk ja peenike näed ja see vana sina oli nagu lühike, hästi paks, vaata, niisugune vaatasid ülesse, siis me olemegi näe Mallu, kus sa oled arenenud, vaata, et mis siin toimub. Ma olin täiega mingi vahu ja siis ma olin ka ma mõtlen see vana paksuga, ma olin mingi mine ära nüüd. Nii haige une, nagu praegu tuli meelde. Ta on mingi, kus ma nägin seda pilti, siis ma mingi, ma nägin unes hoopis. Mine ära. Te jooksite Triinu-Liisiga kuskil läbi kaupa, see vana vaata, see uus jäi minuga. See ilus ikka. Ühesõnaga, selline on elu siis. Jah, et ühesõnaga, et kui te vahepeal, isegi kui sul on nagu supermees ja mul on väga hea mees, ma ütlen ausalt, et ma olen nii palju siin kirjutanud inimesed või mitte inimesed, või nagu inimesed on ka, ja tegelikult on väga palju inimesed, kes on rääkinud temast hästi ka ja miks ma üldse temaga hakkasin suhtlema oli see, et mu küünetehnik oli mingi, et ma tean, tuli pikalt on ülinas ka ja vaata ja nagu. Ja see on see sama küünetehnik. Ei, sorry. Uus, et kes Arabella, kelle juures ma käin, et tema teab, ta on mõlemad Rakverest, et ta mingi hullult kiitis teda ja siis ta on mingid eksid, vaata, ma ei tea, selles mõttes, et chillige veits ja minul on nii tore suhe, et ärge üldse, te ei pea mind hoiatama. Ta on super, I love it. No aga ma võtan siis viimse kirja ja jälle keegi küsib meilt nõu, sest me oleme hullud teadjad. Hei, kallid Kristina ja Mallu. Ma kirjutan teile, sest tahaksin teada teiste inimeste arvamust oma probleemi kohta. Nimelt ma olen oma kutiga koos olnud 5 aastat ja see on olnud tervislik ja õnnelik suhe. Probleem on aga see, et oleme viimased 2 aastat pidanud olema kaugsuhtes. Ma olen Eestis ja tema Inglismaal. See on tegelikult kogu aeg väga valus, aga just viimasel ajal ma tunnen, et ma ei suuda enam. Ma armastan teda väga ja ausalt öeldes ma ei usu, et ma kedagi nii head üldse kunagi leian ja suudan armastada. See teeb mind väga kurvaks ja ma ei ole enam kindel, kas need lühikesed koos oldud õnnelikud hetked on väärt seda piinlemist, sest meie elude tõttu kestaks see veel aastaid. Tema ei ela seda nii rängalt üle kui mina, sest ta sukeldub oma töösse sellega toime tulemiseks. Me oleme ka kinnitanud teineteisele, et need tunded kaovad olles lahus, aga tärkavad uuesti, kui näeme. Kas me peaksime minema lahku? Ma arvan, et meie mõlema elud oleks lihtsamad teineteiseta, aga see lahkuminek hävitaks mu vaimselt. Teie depressed kuulaja. No ma ei tea, mina olen kaugsuhtes ja nagu see sõltub, vaata, kunagi mulle tegelikult meeldis see isegi algusaegadel. Sest ma olin veel siis nagu young ja ma oligi, et mulle sain oma sõbrannadega pidu panna, kes sain seda suhteelu, et ma sain mõlemad. Ja siis ma tundsin, et kumbki kannatest, et pidu panin siis, kui mees oli ära ja siis, kui ta oli, siis olime temaga. Aga nüüd ma räägin, mulle pigem meeldib ikkagi see, et kui sul on kaaslane kodus, teil ongi see pereelu ja sa saadki nagu mingid Näest, kui see on juba 2 aastat kestnud, et võib-olla ongi, et alguses nagu elad veel üle, aga kui sa tead, et see on veel mitu aastat ja sa tunned, et sa ei ole tegelikult õnnelik, ma saan aru, et lapsi teil vist ei ole, mis nagu seoks on ja siis tegelikult mitu aastat ollagi, tegelikult ju laias laastus üksi, et okei, muidugi sa saad helistada ja aeg-ajalt kohtuda ja mingi videokõnet teha. Aga see ei ole see on nagu mingi netisuhe siis. Ja see on nagu, ma lihtsalt mõtlen selle peale järgi, et see nagu, isegi nagu palju parem on ikkagi olla koos kellega, kui see nagu, ma tean, et okei, on inimesed, kes käivad, peab välismaal tööle käima, et nagu sul on kaaslane, kes käib, aga nagu, kui ta ikkagi full elab välismaal ja ta ei käi nagu mingi tekivad erinevad elud, erinevad sõbrad, et ma saan aru, et sa ütled, et oh my god, et he's the best ja ma ei leia kunagi teist sellist, ma ei tea muidugi, kas see vastab tõele või mitte, aga võib-olla tehkis kokkulepe, et hetkel lähete lahku ja jumal teab, äkki kunagi saatus toob teid uuesti kokku, fuck I know. If it's meant to be. Jah, sest et mitu aastat veel nagu, kui sa ütled, sa oled depressed, siis laias laastus sa oleksid nagu nii, kui te lahku lähete, sa oled depressed, kui te praegu koos olete, sa oled depressed, aga kui olete lahus, siis võib-olla sa tunned nagu rohkem võib-olla vabadust ja hakkad rohkem äkki, ma ei tea, väljas käima, otsid uusi tutvusi, mis iganes on, et
et arusaadav, lahkuminekud on rasked, eriti kui siin ei ole nagu tegu sellega, et oleks midagi nagu halvasti teinud või haiget teinud sulle, vaid lihtsalt, et raske olukord on raske, kui te peate olema eraldi riikides ja paljud suhted ei elagi tegelikult seda üle. Kaugsuhe on üks keerulisemaid asju. See on väga keeruline, sest et see nagu, kui sa kedagi ju armastad, saad temaga koos olla nagu ja koos aega veeta ja nagu ma mõistan seda, et kui keegi tõesti töötab välismaal, see on kind of see, et see on ikkagi nagu ütleme 2 nädalat on ära või 3 nädalat ja siis ta on mingi aeg kodus ja siis tegelikult teil ongi seda aega koos rohkem ja niimoodi. Aga nagu, sest muidu vaata on see, et käid ju esmaspäevast reedeni tööl ja siis näed õhtut ja et nagu tegelikult selles mõttes toimis ka, aga kui ta elabki teises riigis, et ta näed ikka paari kuu tagant ja võib-olla korraks. Samas tavaliselt teine pool käib ka tööl, nii et isegi kui ta tuleb, siis äkki ma pean ikka tööl edasi käima. Jah, täpselt. Et see on, jah. See on väga raske, ma arvan ka, et nagu väga vähesed suhted elavad seda üle ja praegu sul äkki kinni temas vaata, aga tegelikult kui sa nüüd lased lahti, sa käid ringi, et äkki sa leiad kelleks sa matchid paremini ja ta ei ole nagu... Ja ma arvan, et sa peaksid nagu temaga rääkima, et mida tema tunneb ja mis tema arvab sellest olukorrast, et äkki tema tegelikult tunneb samamoodi. Kuigi ma olen tähele pannud, et tihtipeale mehed võib-olla kas petavad seal teises riigis sind või B, et nad on mingi, mul on kõik fine, vaata. Ja mõnikord A ja B koos. Mul on kõik fine, sest ma petan sind siin. Täpselt nii. Never trust a man. Never trust a man. Never. Mitte kunagi. Ei. Alati valvel. Seepärast kõik on mingi hoiatajad. Ärge muretsege. Ma olen alati valvel. Never trust nobody. Ever again. Jah. Nii et ühesõnaga oli tore episood ja... Saime jälle nõuande targana ennast tunda. Tõesti, meie oleme mina nõuanded. Kohvi juba ära joodud. Mina siin saan kohe, lähen akut laadima. Long drinkike. Ma olen väga excited about that. Mulle meeldib tegelikult erinevad uued mänguasjad või not. No vot, aga lähme siis... Lähme laiali ja näeme juba järgmisel nädalal. Nii tore ikkagi, et uus hooaeg on alanud ja... saame jälle tööd teha ja natukene nõu anda ja näeme järgmine nädal. Bye! Ciao!